Kas ekstreemsportlane võib olla pastor ja tipprulataja koguduse karjane? Vaata saadet ja sa saad sellele küsimusele vastuse. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistritöökojas. Ja täna on meie külaliseks... külaline alles tuleb sealt. Tere, Ivo! Tere, Vaido! Nii äge, et sa rulaga tulid. Räägi, mis lugu sul selle rulaga nüüd on siis? Kuule, rulaga selline lugu, et armusin sellesse nii-öelda spordivahendisse 90-ndate lõpus. Ja päris ammu võiks olla. Ja tihti, kui täna käin rulaparkides, poistega räägin ja poisid küsivad, kaua sa sõitnud oled? Siis ma ütlen, et ma hakkasin sõitma siis, kui su isa veel noor oli. Et nad ei saagi aru sellest ajastust. Aga tõesti, see tuli minu ellu ja siiamaani tegelen. Väga äge, mul oli väiksena ka rula. Tõsi, väga pikalt ma sellega ei sõitnud, aga siiski ma tean, mis tunne see seal peal on. Mul on väga hea meel, et sa tulid täna saatesse ja selle rula juurde me veel lähme, et ma palusin sul tööriista kaasa võtta. Just. Ja see ongi üllatuslikult, rula ongi su tööriist. Selle juurde me veel jõuame. Ole kena, räägi oma perest. Jaa, aitäh, Vaido, kutsumast. Mina olen abielus ühe naisega, aga 3 lapsega. Elame siis Tallinnas, küll aga me oleme mõlemad üles kasvanud väiksemates linnades. Mina Viljandis, mu abikaasa Rakveres ja huvitaval kombel kohtusime siis Tallinnas, et see on selline kohtumiste koht. Kohtusime siis üle 15 aasta tagasi ja siis sellest sai üks pere ja tänaseks oleme siis 3 lapse vanemad. Nii äge on teie peret alati vaadata, olete kuidagi nii rõõmsad ja elu täis nagu... Räägi, täna on nii palju noori, kes otsivad omale abikaasat. Kuidas sa leidsid? Räägi seda lugu. See on nagu müsteerium tegelikult. Mehe tee naise juurde või naise tee mehe juurde. Ei tea, kuidas pidi võtta, aga ometi see on nagu võimalik. Et ometi issandal on oma parim tee ja tegelikult minagi otsisin abikaasat. Ja tegelikult see teekond jõudis kohta, kus ma mõnes mõttes pidin loobuma. Ja nagu, sest et vaata, kuskilt lähed seal nagu liiga nagu kinnisideeks, sellega ma pean saama ja otsid igalt poolt ja siis ma jõudsin kohta, kus ma tundsin südamele tunnistus, ütles, et kas sa oled valmis nagu loobuma. Ja see andis mul rahu tegelikult, siis ma hakkasin palvetama, et Jumal, sinu tahe sündigu, sinu aeg sündigu ja sinu saadetud isik sündigu. Ja tulin piiblikoolist tagasi Austraaliast 2010 aastal ja olen kodus ja söön seal õhtust ja järsku tuleb üks naisterahvas sinna, eks ole. Ma olesin ühes korteris, kus oli üks tuba üürisin, seal oli teised inimesed, kes üürisid tube ja järsku tulen koju ja köögis on Liis, minu tänane abikaasa. Ja siis hakkasime rääkima ja suhtlema ja siis hakkasime rohkem suhtlema ja siis läksime juba teatrisse, kinno, kohvikusse ja siis umbes alla aasta ja me olime abielus. Et see käis päris kiiresti. Ehk siis piibli mõte, et see, millest sa loobud, seda sa saad tegelikult. Jaa, seal on see moment sees. Aga sellest hetkest, kui ma hakkasin loobuma, ma hakkasin palvetama ja ma palvetasin 7 aastat. Ja tead, kuidas Jumal vastas sellele palvele? Jumal saatis naise koju kätte. Nii võimas on palve. Et kui me tõesti tahame usaldada teda, siis usaldus näeb välja selline. Kui sa tõesti usaldad, siis sa lubad Jumalal tema parimal viisil töötada. Ja ma ütlen seda tavaliselt kõigile, et Jumal saatis naise nagu kiirkuller koju kätte. Ma ei pidanud ööklubidest otsima, ma ei pidanud kirikutes üle rahva piiluma kedagi. Kui aeg oli küps, palved olid tehtud, Jumal ütles, mees, nüüd on sinu kord. Nüüd on sinu kord, nüüd ma täidan su unistuse. Täpselt. See on võrratu ja see on tegelikult üks Jumalat kartlik abikaasa on ju elus meeletult oluline ja väärtuslik. Just, absoluutselt ja Jumala valik, eks ole. Jumala aeg ja Jumala valik.
ja sealt oli nii hea edasi minna. Sa enne mainisid, et siis, kui sa Austraaliast piiblikoolist tagasi tulid, kuidas sa sinna sattusid? No see on omamoodi teistmoodi lugu, et teistmoodi Jumala usaldamine, teistmoodi mahapanek ja see läheb otsapidi tagasi sellesse ajasse, kui minust sai usklik 2002 aastal. Ja pärast seda kiiresti mu pastor leidis mu üles Nelipühi kirikust. Ja nägi ühte potentsiaali, hakkas muga kokku saama ja ütles, et Ivo, et kuule, et sul on tegelikult Jumala kutse. Ma mõtlesin, et no põnev, eks ole. Ja siis jõudis aeg, et kuule Ivo, aga nüüd peaks hakkama nagu treenima, vaata, igasugune kutse nagu sportlased ja töömehed ja kõiksugu autolukkseppad, isegi meistrimehed, kes puutööd teevad, peavad õppima, harjutama selleks, milleks nad kutsutud on. Ja nii ka vaimulikuks tööks oli vaja treenida, harjutada ja mu pastor ütles, nüüd on vaja minna õppima. Piiblikool oli siis tol ajal see termin, eks ole. Ja Austraalias oli üks hea variant ja 2008 mu pastor saatis mind piiblikooli Austraaliasse. 2 aastat õppisin seal. Kui sa nüüd tagasi vaatad sellele hetkele, oli see õige otsus? See oli absoluutselt õige otsus. See piiblikool mitte ei andnud mulle teoloogilist varustust, vaid see venitas koguduslikku arusaama, koguduste ehitamist, evangelisatsiooni ja üldse elutervet kultuuri, positiivset kultuuri, inimeste julgustamist, kultuuri ehitamist, kultuuri armastamist, kultuuri, mis tol hetkel Austraaliast ma õppisin ja tulin siia tagasi, mõnes mõttes tõin tagasi kodumaale. Ja see oli absoluutselt õige ka alluda oma pastorile, tema juhatusele, sest tema teadis paremini tol hetkel, mis minu noorel nii-öelda õpipoisil vaja on. Ja me tihti ise ei tea õpipoistena, mis meid treeningus aitab, kes meid aitab ja mis koht meid aitab, aga meie nii-öelda isandad, nii-öelda, kui võib öelda, või kurud või kes meie eespool on, nemad teavad paremini. Sellel hetkel ei olnud sul pastori kutsest veel aimugi või? Ei olnud, aga midagi sees nagu põles ja selline asi, üks tunnusjoon oli see, et kui ma usklikuks meheks sain, seest hakkas välja voolama nagu siuke õpetus. Nii et see Jumala sõna või see piibli õpetamise and hakkas koheselt tööle. Igal pool kuskil kellegiga vestlesin Jumala asjadest, kukkusin õpetama siin ja seal ja anti noortekal võimalus kõneleda ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see oli üks esimene tunnus vaimulikust kutsest. Aga pastori kutse, seda võis näha ainult see visionäär pastor, kes näeb nagu suuremat pilti ja tema nägi seda. Tema nägi. Sa ütlesid, et sinna kutse poole nagu hakkas sind vaikselt nagu tõmbama, et kas on veel mingid indikaatorid, kuidas oma kutset ära tundida? Just. See oli see tegelikult, see üsna kiiresti arusaadav tunne ja emotsioonsus sees. Ma täiega tahaks seda teha. Ja ma tundsin nagu mind tõmmasse. Ma vaatasin teisi pastorid, ma kujutasin ennast, et kui mina seal oleks, mis ma teeks või kuidas ma teeks. Sa hakkad ennast nägema nendes rollides, kus sa tunned, et sa oled kutsutud. Ja sul hakkab see meeldima. Mul hakkas see meeldima, ma tunnen, ma olen rahul, ma tunnen, et see annab energiat, see annab põnevust. Ja tänases ühiskonnas me näeme nii palju noori, kes on mingis positsioonis ja rollis ja nad surevad. Nad ootavad, millal kell saab 5, et saada välja sellest tööorjusest justkui, kuhu nad on pandud, mida nad ei armasta, aga teevad raha pärast. Aga mina hakkasin nägema, et just see Jumala kutse oli see, kus ma hakkasin elama. See oli põnev ja see oli üks tunnusjoon on see, sa oled valmis seda tasuta tegema. Sa ei küsi raha, ma tahan seda lihtsalt teha, sest see voolab must välja. Põled selle järgi. Põlen selle järgi. Kas makstakse, ei maksa, ma teen seda ikka, ma teen seda öösel, ma teen nädalavahetusel ja see on see tunnus. See oli ehitusinsener tegelikult. Ja selleks ma õppisin kõik need 5 aastat Tehnikaülikoolis, 7 aastat reaalselt inseneri büroos töötades ja mulle meeldis. Mu isa oli ehitaja ja hästi andekas erinevatel valdkondadel, elektroonika ja ventilatsioonide asjad ja kuidagi see pärandus nagu üle. Aga siis tuli uus vaimulik isa. Ja see oli mu taeva isa, kes otsustas, et sinu elu üle on vaimulik kutse, et ma ei oleks enam hoonete insener, vaid inimhingede insener. Ütle, kas ma eksin, kui ma arvan, et insenerina sa teenisid rohkem kui pastorina?
jah, eks inseneri, konstruktorite ja sealt edasi kogenud insenerid, allkirjaõiguslikud insenerid, vanem insenerid, iga etapi nagu palk ja sissetulek nagu suureneb ja tõuseb. Ja tulles kirikutööle kindlasti see oli natuke tagasitulek, sest et religioossel maastikul ja usukogukondade siis palgad ei olnud need päris nii kõrged tõesti. Et seal oli selle maadlust. No, kuidas sa perepeana ja isana selle ära lahendad enda peas? See ei ole ju, ratsionaalselt mõestes ei ole nagu loogiline, et sa tuled madalama palga peale. Just. Ja ma olen selle kõik läbi purenud. Ja see on tegelikult see on väga aus küsimus, sest tegelikult täna ma usun ka Jumala kutse on paljude meie põlvkonna noorte peal, meeste ja naiste peal, kes mõtlevad, ma tahaks minna, aga ma ei elatu ära sellest. Ja minu tunnistus on, et tegelikult me saame hakkama, sest Jumala kutse juures tuleb selline aspekt mängu nagu Jumala varustus, üleloomulik varustus. Ja me peame selle lihtsalt hakkama uskuma. Ja ainuke viis seda uskuda on, sa reaalselt astud vee peale, sa reaalselt astud nendesse olukordadesse, sa reaalselt võtad vastu. Ja ma olen näinud seda, Jumala on hakanud varustama. Me oleme saanud, inimesed toonud meile asju, varustusi, toitu, me oleme Jumala õnnistanud autodega, kodudega ja oleme näinud, kuidas külvi lõikuse printsiip töötab. Tihti Jumal ütleb näiteks, et anna see summa ära ja siis tuleb 10 korda lõikus. Ja ma mäletan, üks hetk oli see, et olin ühel konverentsi Soomes. Jumal pani südamesse, anna oma viimane. Ja see oli üks suuremaid summasid, mis ma elus üldse annetanud olen. Ja maadlen, et mis ma teen, nagu, et see on nagu selline viimane sääst ka nagu ja Minu oma. See on minu oma, et kui väga põhjas on kõik, siis ma võtan selle ja natuke elan. Aga ma tundsin, et ma olen Jumalaga koos juba nii palju käinud. Ma olen teda nii palju usaldanud, et ma saan aru, et tema ei lase üle. Tema ei jäta mind jänni ja ma andsin selle ära ja tead, mõni kuu hiljem tuli 10-kordne õnnistus. See ei tulnud rahaliselt, aga see tuli kodu näol. Ja ma olen siiamaani hämmingus sellest, kuidas on võimalik. Ja ma olen tänulik, et ma andsin suure just selle summa, mida Jumal näitas, mitte kopikaid. Just, et pärast mõtled, et oleks võinud veel rohkem anda, oleks äkki veel rohkem tagasi tulnud. Just. Kõik peale. Aga see võtmesõna selle juures, ma arvan, ongi see, mida sa mainisid, üleloomulik. See on üleloomulik, Excel ei arvutagi ja ei tasugi otsida Excelist seda lahendust, vaid see ongi üleloomulik. Just. Ivo, sa üllatasid mind, kui ma palusin, et sa võtaksid kaasa tööriista. Just. Ja siis sa tuled rulaga siia. Räägi, mis lugu selle rulaga nüüd on? No eks ta ongi, et igalühel on omad tööriistad ja see rulatamine, mille 90. lõpus hakkasin tegelema, jäi mõnes mõttes nagu unarusse, aga usklikuna elades, piibli õpetamisega tegeledes, noortjuht olles 2010. aastast edasi, Jumal hakkas südamele panema, et hakkas skateparkides käima. Arenda see oskus edasi. Hakka käima läbi nendega, kes teised rulatavad. Ja ma hakkasin käima, hakkasin harjutama ja õppisin portsu trikke jälle ära ja tead, ma hakkasin nägema, kuidas hakkavad kontaktid tekkima teiste rulatajatega, noortega. Ja see on üks subkultuur, see on üks maailm. See on nagu automehed või õmblejad või kudujad või ma ei tea, mis iganes, eks ole, kaugushüppajad. Aga on olemas subkultuur ja ma näen, et selles valdkonnas rula on tööriist. Kui sa tahad rulameestega rääkida, siis see tööriist see on imehea tööriist. Üks asi on see, et sa räägid nendega kuskilt teemalt, aga teine asi on see, et sul on endal see, sa sõidad, teil on koos tore ja siis te räägite ja siis ehk ka palvetate. Kui nüüd rääkida nendest finanssidest veel, sa rääkisid sellest, kuidas su sissetulek kukkus ja ometi ühel hetkel, kui te perega olite sabati ajale minemas, saite 5-6 kuud vist, saite reisida. Räägi paar sõna sellest ajast ka. Ma arvan, et seal oli ju sul ka Jumala ime otsa. Just. Ja, et see Jumala usandamine on üks kasv, sellega võib kasvada väga palju, sest Jumal on suur. Jumal, kes teeb terve maailma, et seal ei ole piire, kuhu võib kasvada. Ja me läksime tõesti abikaasa ja 2 lapsega läksime nii-öelda siis puhkusreisile, pooleaastasele. Reisisime reis ümber maakera, ehk siis hakkasime siit Eestist, tegime tiiru ümber maailmale.
ja noh, kui oleks kõike ise kinni maksnud, lennureisid, hotellid, autorendid, söögid ja nii edasi, no see oleks väga-väga kalliks läinud, aga jällegi me läksime usaldades Jumalat, et Jumal varustab ja tehes ka oma poolt tööd tuttavatele kirjutades nii ja naa. Me hakkasime nägema nii palju Jumala õnnistusi. Inimesed andsid omale maju, inimesed maksid meile hotelli kinni, inimesed andsid oma enda autosid meile, millega sõita. Austraalias me sõitsime 2,5 kuud tuttavate autodega. Mõtle, kui sa 2,5 kuud rendiautoga ringi sõidad. Ja me hakkasime nägema imede otsa. Mäletan Malaisias ma kõnelesin ja siis pärast seda kõnelemist keegi otsustas suurema summa annetada ja siis läks nädal mööda ja me saime selle raha kätte ja siis kui Malaisiast ära läksime oma sõbrale, pastorist sõbrale, jätsin salaja kõik selle Malaisia raha talle kuhugi ümbriku vahele. Tead, et sul on seda rohkem vaja, me õnnistame sind ja me nägime, kuidas Jumal peale seda õnnistas meid veel ja veel ja veel ja me külvasime ja lõikasime ja selle külvi ja lõikuse läbi me elasime õnnistusest õnnistusse. Me mõned ööd magasime telgis, aga siis juba mõned ööd mansionis. Lihtsalt sellepärast, et inimesed tulid meile vastu. Austraalias viimased nädalad elasime peaaegu tuttuues majas, mida üks koguduse liige lihtsalt tahtis õnnistada meid. Ma arvan, et selle juhtimise juures on hästi oluline märksõna kuulda Jumala häält. Just. Kuidas sa seda kuuled? Just. See on sajandi küsimus, kuidas kuulda Jumala häält. Ja minu igatsus on, et iga inimene võiks õppida seda kuulma ja eristama seda kõikidest teistest häältest. Jumala hääle kuulamise juures on mõned olulised printsiibid. Esiteks on oluline küsida Jumala käest. Jumal, mis sa tahad mulle öelda? Kõigest siiramas ja ausas mõttes ja siis oodata. Et mis ta ka räägib ja vaikselt olla ja kuulda. Et segaduses või sellises kisas ei saa teda kuulata, aga ta saab kuulata vaikses hetkes. Et kõigepealt tuleb nagu enda meelet vaigistada. Just. Mõtted vaigistada. Just. Ja usklikke, kui inimene on usklik, siis tihti inimene tunneb, et Jumal tuleb nagu ruumi. Ja öeldakse selline asi nagu Jumal ligiolu. Ja selles keskkonnas on meeletult hea kuulda. Et me saame nagu Jumala juhistest palju paremini aru, kui Jumal on lähedal. Ja siis me suudame seda eristada ja panna kirja. Ma panen kirja, ma nagu südametunnistuse kaudu nagu kuulen, mis ta nagu tunnetab, mis ta ütleb. Ma panen kirja, katsun läbi ja liigun sellega. Kui ma mõtlen sõnale evangelist ja evangelism ja sellistele inimestele, kes seostuvad nagu selle sõnaga evangelist, siis minu arust sina oled üks Eestis nendest, kes põleb nagu sellele teemale ja sa oled suisa hiljuti kirjutanud ühe raamatu, näitame siit televaatajale ka seda. Räägi palun, mis sind sütitab ja kuidas sina evangelismi näed? Just. Evangelism on siis piibli siis põhisõnumi, et Jeesus suri ristil meie kõigi eest ja läbi temast uskumise meil on igavene elu, lunastus, pattude andeks saamine. Evangelism on selle sõnumi inimestele edasi andmine ja selle rääkimine, neile pakkumine. Seda peab rääkima, see on hea uudis, need on head sõnumid, seda on vaja rääkida ja 2000, ma arvan, et 10 alates hakkas minu sees põlema ja susisema. Ja Jumal hakkas mulle südamest rääkima, me rääkisime Jumala hääle kuulamisest, kuidas sa kuuled. Ja siis tead, üks viis, kuidas sa kuuled, sa nagu tunned, et see on sinu tee, nagu see kutsumine, ma peaks seda tegema, see on minu sees, see tahab välja tulla. Ma olen bussis ja ma peas mõtlen, kuidas oleks, kui ma selle inimesega räägiks praegu? Täpselt, lähed kellegi juurde. Ja siis ma mõtlen, aga samal ajal ma blokin ära, et ma ju ei räägi, me ei tee, nii tehta, eks. Nii ei tehta. Ja siis aasta läheb mööda, ikka mõtlen sama mõte. Järgmine aasta ikka mõtlen sama mööda. Ja siis mõtled, Jumal, kas sa tahad mulle midagi öelda? Jah, poeg, mis sa tahad öelda? Räägi. Ja teed siis hakkad, sa muljetab nagu rulaga, eks ole. Kui sa rulatrikki hakkad õppima, õpid kõige olli ära, see on selline hüpe, siis teed kickflipi, siis teed popshovitit, siis teed krääbe, võtad kinni. Et evangelismiga samamoodi esialgu
naeratad, ütled, ma olen usklik, teinekord räägid oma lugu, kolmas kord palvetad temaga ja jõuad sinna välja, kus sa võid inimesega vestelda ja näha, kuidas inimesed saavad terveks. Ja ma olen näinud nii palju skateparkides. Lähen poistega sõitma ja palvetan nende tõuksivendade, rulavendade heast. Põlved saavad terveks, seljad saavad terveks, randmed saavad terveks. Imed juhtuvad. Ükskord oli Kuressaares skatepargis üks noor tõuksivend, professionaal, oli rula rämbi peal ja me palvetasime temaga usu päästepalve. Ta oli pisarates, oli näha, et Jumal puudutas teda. Ja see sütistas mind nii palju, nähes neid lugusid, nähes neid olukordi, kuidas Jumal puudutab inimesi skateparkides, bussides, lennukites, vanglates. Me oleme näinud inimesi tervenemas, päästetud saama igal pool. Jumala käsi puudutamas, tõmbamas inimesi pimedusest välja, haigustest välja, süütundest välja. See pani mind nii põlema, ma pean seda tegema ja ma tegin ja üle 10 aasta kõik need lood, kõik need väljakatsumised, eneseületamised on jõudnud sellesse raamatusse ja saanud siin õpetusega piiblikirja kohtade, tsitaatide ja ka teiste inimeste lugudega ilusasse story formaati. Ehk siis rula on sinu evangelismi tööriist. Väga põnev. Üks mitmest, eks ju. Ivo, oli aasta 2025 novembrikuu ja meil oli ühisteenistus Ärkame 2025, milles ühisteenistusel sa jagasid seda, mida prohvetlikult Jumal on siin sulle kõnelenud Eestimaa kohta. Ivo, kas Eestimaal on lootust? Aido, Eestimaal on lootust. Yes. Eestimaal on väga palju lootust ja mina tahan julgustada tegelikult ka iga televaatajat ja igat ühte, kes nagu Eestimaal elab, võib-olla ka väliseestlast, aga peab ennast eestlasele, et Eesti on eriline maa. Ja ma tean, et väljaränne on suur, inimesed lähevad Austraaliasse ja Ameerikasse ja igal poole siia sänna, et paremat elu otsida. Ja Eestis ei olegi täpselt mitte lihtne elu. Aga ma näen seda, et kõige selle kiuste ja kõiki nende okupatsioonide ja sõdade ja nende ajastute tõttu on eestlane kujundatud mingisuguseks selliseks rahvaks, keda Jumal tahab heas mõttes ära kasutada ja üllatada, et kõik see okupatsioon, kõik see surve, kõik see, mis me oleme üle elanud, ta tahab selle pöörata täiesti pea peale ja meid õnnistada. Et mina julgustan ka igat ühte, kes me täna oleme siin, et ära vaata sellel, kui raske on Eestis. Ära mõtle selle peale liiga palju, sest Jumal tahab sind üllatada. See on see, mida Jumal mulle isiklikult rääkinud, kui ma olen tema häält kuulanud. Ma olen kogenud väga selgelt, et see valmistab seda maad ette paremini, kui me suudame arvata. Et ta võiks seda külastada ja üks parimaid metafoore, mis ma oskan, või põrdpilte, mis ma oskan tuua näidiseks, on see, et põllumaa ja põllumuld. Ja Jumal näitas mulle, kui ma olin Austraalias, tuli üks prohvetlik sõna, et Ivo, sa lähed Eestimaale tagasi ja see on kivine maa. See on kivine maa. Ja siis ta nägi haamrit minu käes. Ja ta nägi ja ütles, et sa hakkad selle haamriga lööma, seda kivisi. Ja sa lööd ja sa lööd ja sa lööd ja lähevad aastad ja siis see kivi hakkab purenema. Ja me oleme täna siin maal. Mina, sina, Jumala rahvas, ususeltskond, paastunud, palvetanud, uskunud, oodanud, et see kivine maa pehmeneks. Ja see, mida Jumal näitas mul 2020, 10 aastat hiljem, oli, et sellest maast Jumal kobestab selle nii vitaalseks, puhtaks mullaks, et igasugune seeme, mis siia saab külvatud, kannab 100-kordset vilja. Ivo, su selja taga on kirka seal, vaata seina peal, teed. See on täpselt see, millest sa räägid, nagu sellega tuleb taguda seda maad nagu. Vaimulikus mõttes, eks ju, see on ülekantud mõttes. Mida Jumal sulle veel on tänases päevas kõnelenud? Jumal on andnud meile, ma usun, missiooni ja kutsumise. Ja ma usun, et see, mis Jumal meile täna on andnud, on hoida oma ülesandest kinni, oma kutsest kinni, oma positsioonist kinni. Ja üks asi, mis hiljuti on esile tulnud, vaata, usumaastikul vaadatakse hästi palju selle peale, kui suured imed toimub. Seal tõusis ratastoolist inimene, seal sai surnust, tuli üles ja nii edasi, eks ole. Ja me mõtleme, et meil võiks ka suuremaid imesid olla. Ja üks asi, mille peale ma olen mõelnud ja ma kogen seda, et Jumal on selle esile toonud, on see, et kõikidest nendest tervenemise imedest veel üks suurem ime
on see, et kui inimesed omavahel saavad üheks, armastavad üksteist, lepivad ära ja eri konfessioonid teevad koostööd, palvetavad koos. See on see suhteime, see on see lepituse ime, see on see armastuse ime, kes paneb ennast maha. Sest ma olen kogenud seda, et see on see väärtus, mida taevas väärtustatakse rohkem, kui me täna maa peal siin aru saame. Meie hea sõber Ilka Puhaka Soomes peale seda ärkame nädala ühisteenistust läks Soome tagasi ja me helistas ja me rääkisime, ta ütles, me peame selle Soome saama, mis teil Eestis on, me peame selle saama ja ta mõtles seda just seda vendade ja õdede vahelist koostöös üle konfessiooni piiride, üle koguduste piiride. See on Eesti Nokia tegelikult. See on ja tegelikult välismaalt inimesed ei tule siia vaatama, kui suured tervenemisemed toimuvad. Aga see on üks ime, mis ma näen võib-olla ka läänemaailmas suurte numbritega riikides võib-olla nii palju ei puudu. Kui ma lähen suga tülli, ma lähen minema, ma leian omale teised koostööpartner Eestis, mul ei ole midagi valida. Sa oled ainuke koostööpartner, kes sa mul oled. Ja me oleme mõnes mõttes sunnitud läbi saama. Ja alati koos me jõuame kaugemale, koos me jõuame nende inimesteni, kes on Eestimaal, eks. Täiesti õige. Aitäh selle eest, kes sa Ivo oled. Ja võib-olla jäi siin televaatajal ütlemata, et sa oled Eesti Nelipühi kiriku Tallinna koguduse pastor täna, eks? Just. Millest sa unistad? Ma unistan, et seesama, millest me oleme rääkinud, et Eestimaa ja rahvas, see muld saab kobestatud ja kogu rahvas võiks uskuda, et Jumal on hea, ta on hea isa, ta on kõigi inimeste isa, ateistide isa, haiget saanud inimeste isa, noorte, vanade, ta on kõigi isa. Et igaüks võtaks taeva isa kui oma isana ja Kristust Jeesust lunastust oma päästjaks vastu. Aitäh sulle, Ivo. Meie saade hakkab kahjuks lõppema, aga ole hea, palveta. Ja palveta nende inimeste eest, kes tunnevad võib-olla seda evangelismi nagu kutset enda sees, aga nad ei oska sellega kuidagi edasi liikuda. Palveta nende eest, et see tuli süttiks ja nad saaks kokku inimestega, kes nagu õpetaks seda evangelismi laiemalt jagama. Just. Ja taeva isa, me oleme tänulikud selle aja eest siin ja iga televaate eest ja ma palun iga televaataja ja nende teekonna sinu kätte. Ma tänan, et see on eriline kutse. Iga inimese teekond on oluline, vajalik ja nii unikaalne meistriteos. Sina, issand, oled meid kudunud, meid valmistanud, meisterdanud ja ma palun iga televaataja täna tema südames põleks ja sütiks see tõeline kutse taevast tema elu jaoks, tema südame jaoks ja issand, osa sellest on kindlasti Jumala uskumine, Jumala usaldamine ja selle usu edasi andmine teistele. Ma palun, et igaüks meist püüaks kinni taeva isa täiusliku plaani, et evangeelium ja Jumala armastus saaks neid täita põnevusega, põlemisega, nagu sina mind täitsid need 2015 aastal, panid põlema ja liikuma ja välja astuma ja ligi minema inimestele ja palvetama ja uskuma ja ennast maha panema ebamugavasse olukorda. Ma palun, et iga televaataja omandaks samasuguse põnevuse ja kiire koos taeva isaga liikuda nendes koridorides, nendes tänavates, nendes bussides, nendes kohtades, ka Riigikogu saalides, kuhu issand sina meid oled saadud. Ma palun iga ühele värsket ja põnevat taeva tuld minna siit edasi sellel 2026. aastal. Issand, ma tänan, et sinul on parim plaan ja issand, las see sündida nagu taevas, nõnda ka maa peal. Amen. Veel kord aitäh sulle, Ivo, hea televaataja. Ivo loost kuulsime seda, kuidas Jumalal on evangelismiks väga innovatiivsed lahendused. Ivo jaoks oli see rula, mida Jumal kasutab. Sinu jaoks on võib-olla mõni teine, aga oleme kuuldel ja Jumalal on meile kõigile unikaalsed lahendused. Aitäh vaatamast, kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.